Mõelge korraks, et teie sees ja teie ümber on terve nähtamatu maailm, mis, uskuge või mitte, hoiab teid tegelikult elus. Täna sukeldamegi just sinna, bakteerite varjatud maailma. Nii, aga olgem ausad, kui te kuulete sõna bakteer, mis on esimene mõte? Ilmselt midagi sellist nagu pisikud, haigused, mustus, ühesõnaga midagi halba, millest tuleks eemal hoida, eks ole? Enamik meist mõtleb just nii. Aga mis siis, kui ma ütlen teile, et kõige tähtsamad bakteerid teie elus elavad just siin? Jah, täpselt nii, teie enda sees. Nüüd on aeg see kurjade pisikute müüt korralikult ümber lükata. Alustamegi nendest meie nähtamatutest kaaslastest, kes on tegelikult palju rohkem meie liitlased kui vaenlased. Kujutage neid ette kui oma isiklikku turvameeskonda. Teie nahal moodustavad nad lausa elava kaitsekilbi, mis ei lase halbadel sissetungjatel ligi. Ja soolestikus? No seal toimub tõeline möll. Nad aitavad meil toitu siidida ja toodavad isegi elutähtsaid vitamiine. Nad on imepisikesed, aga teevad ära tohutu töö. Ja me ei räägi siin mingist käpputäiest abilisest. Ei, me räägime tervest armeest. Mis te arvate, mitu erinevat liiki kasulikke bakteereid elab ühes inimeses? 10, 100, ei, kuni 1000. Kujupage ette, milline uskumatu mitmekesisus see on. Okei, lähme nüüd meie kehast edasi kööki. Tuleb välja, et bakteerid on ka salajased peakokad, kes seisavad paljude meie lemmiktoidude taga. Ja siin on peategelasteks piimhappebakterid. Just nemad võtavad täiesti tavalise piima ja teevad sellest justkui võluväel, kreem ja jogurti, hapukoora ja muidugi ime maitsva juustu. Aga oodake, see pole veel kõik. Teate seda mõnusat krumpsu ja hapukat maitset, mida te hapukurkide ja hapukapsa juures armastate? Jep, arvasite õigesti. Ka selle eest peame tänama neid samu väsimatuid baktereid. Ja nüüd midagi, mida te ilmselt poleks oodanud, isegi salami. Jah, täiesti tõsiselt, ka siin on mängus bakteerid, kes aitavad vorstil kauem seilida ja annavad sellele just selle õige äratuntava maitse. Uskumatu, kas pole? Muidugi, me peame rääkima ka mündid teisest poolest. Tunnistame ausalt, et see teie esialgne hirm haiguste ees polnud ka päris alusetu. Ja on olemas ka need pahad poisid. Need on bakteerid, mis põhjustavad meile kõigile tuttavaid hädasid, nagu näiteks see jube valus keskkõrvapõletik või ohtlikud haavainfektsioonid, aga ka väga tõsiseid haigusi nagu tuberkuloos ja teetanus. Nende eest peame end kaitsma. Kuidas me siis vastu võitleme? Meil on 2 põhilist strateegiat. Mõelge vaktsineerimisest kui treeninglaagris oma immuunsüsteemile. See õpetab keha vaenlast ära tundma juba enne, kui päris rünnak toimub. Antibiootikumid on aga nagu eriüksus, mis saadetakse lahingusse alles siis, kui sissetung on juba käimas. Need vaktsineerimine ongi tegelikult selline tark ennetustöö. See annab meie kehale justkui taga otsitavate pildid ette, et immuunsüsteem saaks pahalased kohe saabudes kinni nabida. Aga siin ongi üks konks. Antibiootikumid on küll väga võimsad relvad, aga nad on ka, pimedad. Nad ei tee vahet heal ja halval. Nii et koos haigustegitajatega hävitavad nad ka meie kasulikud abilised, jättes endast maha tüüjaks tehtud lahingu välja. Ja siin meie juturing sulgubki. Kuidas me oma sisemise ökosüsteemi pärast sellist laastamistööd taastame? Appi tulevadki needsamad toidud, millest me juba rääkisime. Jogurt, hapukapsas, hapukurgid. Need aitavad meil oma heade bakteeriade kolooniat uuesti üles ehitada. Nüüd aga zoomime pildi suuremaks. Palju suuremaks. Meie kehadest ja köökidest välja, terve planeedi tasandile. Sest just siin teevad bakteerid oma kõige olulisema tööd. Bakterid on meie planeedi asendamatu koristusbrigaad. Ilma nendeta uppuksime me sõna otseses mõttes surnud lehtede ja loomade alla. Just nemad muudavad kogu selle orgaanilise materjali tagasi viljakaks mullaks, mis on ju kogu elu ringkäigu aluseks. Ja nende arvukus on lihtsalt pead pööritav. Võtke näpu otsaga mulda. Selles ühes ainsas grammis võib olla miljardeid bakteereid, kes kõik teevad seal väsimatult tööd. Ja me oleme õppinud seda looduse supervõimet ka enda heaks tööle rakendama. Näiteks siin, Paljasaare reovee puhastusjaamas on terved bakterite armeed palgatud selleks, et meie reovesi puhtaks süüa enne, kui see merre tagasi jõuab. Aga oodake, see pole veel kõik. Nüüd vaatame tulevikku, kus need samad pisikesed organismid on muutumas võimsateks jõujaamadeks. Vaadake siia.
Nendes hiiglaslikes mahutistes lagundavad bakteerid loomasõnnikut ja taimejäänuseid ning toodavad selle käigus gaasi. See gaas kogutakse kokku ja voilà! Sellest saabki kütus, mis paneb liikuma näiteks Tartu linnaliinibusse. Ja just seda kütust nimetataksegi biogaasiks. See on puhas taastuvenergia, mille tootmise taga on bakteeride väsimatu ja nähtamatu töö. Ja see kõik viib meid ühe väga selge tõdemuseni. See siin ei ole liialdus, see on fakt. Alates meie enda soolestikust kuni mulla ja energia tootmiseni välja, ilma bakteerita poleks maal elu sellisena, nagu me seda tunneme, lihtsalt võimalik. Nii et järgmine kord, kui sööte jogurtit või jalutate pargis, mõelge korraks sellele, millist nähtamatut, aga elutähtsat tööd teevad miljardid ja miljardid bakterid teie sees ja teie ümber just praegu, sel samal hetkel. Selle mõttega ma teid jätangi.